Tänavusel aastanumbril 40. juubelit tähistanud Raido Roos on jõudnud korvpallialaselt juba omajagu ära teha. Selle hetkel ma olin korvpalliakadeemia Tallinna Kalevis ja olime jõudnud nagu sellisesse punkti, kus oli nii-öelda saavutussport versus siis mingil määral nagu harrastussport, et mina olen selgelt saavutusspordile orienteeritud ja samal ajal ma töötasin juba Eesti Korvpalliliidus ka poole kohaga, aga see koormus oli kasvanud ikkagi selliseks, et tuli nagu teha otsus, et kas ma siis treeneri amet või siis on siis korvpalliliidu töö ja kuidagi, kuna see saavutusspordi osa seal treeneri töös hakkas nagu vähenema, et siis oli võimalik korvpalliliiduga läbi rääkida ja nii ma selle otsuse tegin tegelikult. 13 hooaega kõrgliigas pallinud ja pärast seda ka peatreeneri ametit pidanud mängumees on tänaseks võtnud alaliidus sisse spordidirektori rolli. Esimesed paar aastat oli küll seda tunnet, et tegelikult tahaks saalis nagu tööd teha, aga praegu on ikkagi juba selline pikem paus on sees, et eelmine aasta vist andsin 1-2 trenni vahelduseks. Lähed ikkagi rooste, aga ma arvan, see on nagu võimalik nii-öelda tagasi saada, aga hetkel jah, pigem on see niisugune ametniku suund. Sa oled omajagu aega tegelikult siin alaliidus juba töötanud. Millised võib-olla muutused on sinu ajal enim, kuidas öelda siis võib-olla silma torganud, et milline oli alaliit siis, kui sa siia tulid, milline on ta hetkel? Ei läheks nagu seda teed, et mis siin nii palju enne oli, ma olen selle eest tänulik, et mul oli võimalik nagu täiesti nullist ise nagu luua süsteem, kuidas noortekoondised töötavad ja ma arvan, see ongi kõige suurem muudatus, mis siin nagu toimunud on, et on selline organisatoorse poole muudatused, mis on siis nii-öelda loonud sellise kindla standardi, mille järgi koondised töötavad. Kindlasti on alati võimalik paremini teha, aga antud hetkel ma arvan, meil asi nagu liigub õiges suunas. Koondise treenerid tulevad, nad teavad, mis need ees ootab, et väga palju üllatusi ei ole. Et ma arvan, see on hea töökeskkond. Räägime võib-olla veidi üldisemalt. Meie korvpalli hetke suurimad rõõmud ja ka mured. Poiste poole peal, meeste poole peal on head generatsioonid tulemas ja tõenäoliselt meeste nii-öelda koondise tipp on ka veel nii-öelda kätte jõudmas alles siin järgneva niisuguse 4 aasta jooksul. Kõige suuremad väljakutsed on ilmselgelt neidude ja naiste korvpall, kus on väga palju rõhku minemas sellele, et seletada, miks me midagi teeme ja seal ei ole ükski tegevus täna nii lihtsalt käega katsutav, see on ikka pikaajaline protsess, et ma lihtsalt loodan, et me jõuame lähiajal sinna, et liiga palju fookust ei lähe muudatuste nii-öelda analüüsimiseks, vaid läheks tööks saalis. Rääkides tänasest alaliidu kuvandist, siis kui hea või positiivne see sinu hinnangul meie korvpalli kogukonna silme läbi on? Siit poolt vaadates, nagu ma ütlesin, siis enda töös liiga palju seda suuri positiivseid hetki ei ole ja on ka väljast väga palju kritiseerijaid, aga tegelikult alati nende kritiseerijatega rääkides, siis oleme pakkunud, et pane nagu käsi külge, et ega siis liiga palju neid nagu tulijaid ei ole, et järelikult on mingis osas õhku seal sees, aga kindlasti saab teha paremini, et peab lootma lihtsalt, et kõik need kriitikanooled ei tule ühe grupi põhiselt, et hakkame kogu Eesti korvpalli regulatsioone ja asju nagu muutma, et suures pildis ma arvan, me astume õiget samme, aga lihtsalt kõik ei saa alati rahul olla. Tervist! Kas see peasekretär on siin? Härra Roos. Oi, tere! Tere! Palju õnne! Korvpall on meeskonnamäng ja Raido on selgelt meeskonnamängija, et tal on väga tugevad omad plussid. Ta mängib need ise välja, eks meiega natukene suuname teda õiget moodi rünnakuid lõpetama, eks ju, ta on ülimalt põhjalik, sügav, eesmärgi kindel, kompromissitu. Otse loomulikult aitab kaasa endine kogemus nii treenerina, eks ju, kui ta on ju pikalt olnud korvpalli sees ja keda on olnud spordifunktsionäär ka nagu minu info koos näiteks Kergejõustikuliidus ja nii edasi, eks ju, et see aitab kaasa tema, ma ütlen veel kord, tema tugevused on tema põhjalikkus, detailsus ja eesmärgi põhisus. Tänase spordidirektori üks peamisi eesmärke on olnud Audentese spordigümnaasiumi atraktiivsemaks muutmine. Tööd on tehtud ja vaeva nähtud, kuid käega katsutavad tulemused ei sünni paraku üleöö.
me ise näeme, et me oleme sisuliselt ka väga palju muutnud, aga noh, et nüüd seda tulemust veel nagu käega katsuda ei saa, aga vähemalt me oleme loonud keskkonna, kus on võimalik nii-öelda jõuda sportlasel sinna, mis on võimalikult tipu lähedal sellises vanuses. Oleme peale riigihanke muutusi ja kõvasti ka ise alaliiduna panustanud. On see treenerite tasud, on see nii-öelda võistlusväljund, on see varustus tavaline, et igalt poolt tuleb natuke seda upitada, et meil oleks ikkagi oma nägu Eesti mõistes. Kindlasti ideaalses maailmas võiks olla nii, et alaliit ei peaks võib-olla nii palju sinna sisendit andma, aga kui antud hetkel olukord on selline, siis oleme valmis seda tegema, aga küsimus on, et kas see on nagu jätkusuutlik lõpuni. Hinnates asja nüüd sisulist poolt, mis seisus sinu hinnangul korvpalli osakond siin spordigümnaasiumis tänasel päeval on? Tüdrukute pool on teinud päris märgilise kasvu viimase 2 hooaja näitel, et esimest korda oleme seisus, kus me oleme pidanud ära ütlema, kes on siia kandideerinud, et lihtsalt meil pole nii palju kohti. Poiste poole peal ütleme, selline nagu värbamine on suht okeis seisus. Alati me kindlasti ei saa kõiki kätte, keda me nagu soovime, sest et meil ikkagi tendents on liikuda ka välja. USA-sse minek peale seda name, image, likeness kontraktide tekkimist on ikkagi suurenenud. Tahetakse minna juba keskkoolis, et sul on nii-öelda parem nähtavus USA-s keskkoolis, kui olles nagu siin. Ja eks ikkagi ka selline väline surve, et meil on siin ajas juba tekkinud niisugune rada, et kus noored lähevad välja, siis tegelikult paljud mõtlevad ka niipidi, et kui ma olen täna siin, et kas ma olen ikkagi nagu nii-öelda heas kohas ja et ma liigun nagu edasi, aga eduvalemid on erinevad ja meil on poisse, kes on jõudnud USA-s väga normaalsetesse koolidesse läbi Audentese ja samas on ka see, et on mindud ka välja ja on leitud ka lahendused, nii et eks mõlemad variandid on okeid, et pigem lühidalt võttes on nii, et pikad nõuavad natuke kauem aega, neile see Audentese keskkond on võib-olla parem niisugune samm, lühikesed kipuvad siin tahtma nii-öelda kiiremaid lahendusi leida ja liigutakse nagu välja, aga üldiselt jah, seis on selline. Me räägime ikkagi tänasel päeval alaealistest lastest, nagu palju peab tööd tegema lapsevanematega, et kõiki neid nii-öelda protsesse selgitada ja seda nii-öelda reaalset pilti manada? Päris palju tegelikult. Aeg on hetkel nagu huvitav, et lapsevanemad arenevad ka väga kiiresti oma mõttemaailmalt edasi ja tihtipeale tahetakse väga kiiresti saada ka tulemusi oma lapse puhul ja siis üritatakse nii-öelda nagu pingpongi mängides leida nagu parim lahendus, aga noh, nagu me teame, siis spordis see ei ole kõige lihtsam, et sa hüppad ühest kohast teise ja imelised asjad hakkavad juhtuma. Et pigem värbamisprotsess on ikkagi läinud individuaalsemaks, selgitame, mis keskkond see on, mis siit edasi tuleb, kui lõpetad selle kooli, mis on need võimalused, et see on see, mida me oleme muutnud, see on see, mis on pannud kellelgi ikkagi peast tuksuma mõtleda, et siia poole võiks nagu suunduda. Aga kindlasti, mida aasta edasi, seda rohkem tuleb lastevanematega tööd teha. Aga üldises plaanis ma arvan, et spordi poole pealt korvpallis läheb väga hästi. Meil on tüdrukutel rahvuskoondise peatreener siin toimetamas igapäevaselt tüdrukutega, mis on kindlasti positiivne. Poiste poole peal toimetab mitmete noortekoondiste treenerina olnud töös Martin Rausberg, käesolevast õppeaastast ka suurte kogemustega Priit Vene. Lisaks, millele on hästi palju rõhku pandud kõik need viimased 6-7 aastat on tugiteenused ehk osakonnal on omad füsiod, omad ettevalmistustreenerid. Et ma arvan, et see pilt on selles mõttes nagu päris positiivne. Millised ikkagi on need argumendid, miks üks noor korvpallur peaks tänasel päeval tulema Audentse spordigümnaasiumisse? Antud hetkel me oleme kindlasti kõige parema treeninguvõimalustega keskkond ja kõik on ülikompaktne. Sa saad kooli, trenni, magamise, söömise, kõik ühes keskkonnas ära teha, see ajakulu on praktiliselt 0 nagu. Ja ütleme see kvaliteet, mis meil on ka ütleme läbi treenerite ja läbi ka tugiteenust, siis ma arvan, see on need nagu põhiteemad, miks peaks siia nagu tulema. Ma hetkel
jään ikkagi selle juurde, et täna meil ei ole veel selliseid süsteeme, kus oleks kõik see kool, õppimine, treenimine ühes keskkonnas nii-öelda, et see ikkagi nõuab palju logistikat, aga kui klubi suudab pakkuda võrdväärset, siis meil ei ole mitte midagi selle vastu, aga lihtsalt meie asi on hoida nagu Eesti mõistes, et me oleks võimalikult ligilähedal või isegi parema teenusega, kui on nii-öelda välismaine korvpalliakadeemia. Välismaises akadeemias on see, et seal võib olla see konkurents nagu kõrgem. Meil on lihtsalt mängijate arv on nagu väiksem. No Eestis ei ole ühtegi teist sellist keskkonda, kus on võimalik paralleelselt hariduse omandamisega teha niivõrd palju kvaliteetseid treeningtunde. Et spordigümnaasium ongi selle mõttega loodud, et need noored saaksid paralleelselt koolis käimisega ka piisavalt palju treenida. Kool on selles mõttes paindlik. Me saame oma tunniplaanid teha selliselt, et kõigil on võimalik 2 korda päevas nii-öelda treeningutel osaleda. Ja ma arvan, need tingimused, mis siin igapäevaselt loodud on, et need ei ole ka üldse mitte kehvad. Et kui üks noor näeb endas nii-öelda motivatsiooni saada tulevikus nii-öelda heaks korvpalluriks, siis see tähendab meeletuid treeningtunde ja meie keskkonnas on kindlasti neid treeningtundide tegemise mahud palju suuremad kui tavalises nii-öelda klubis. Millistes aspektides on tänasel Eesti parimal akadeemial veel kvaliteeti juurde lisada? Rohkem kõrgemal tasemel mängijaid, see on nagu esimene asi ja kindlasti saalis on võimalik juurde panna, kui me saame tüdrukutele abitreeneri, poistel oleks siia vaja ka veel ühte treenerit juurde, sama on see, et võiks olla eraldi mõlemal osakonnal üke ja füsio, et siis ütleme see taustaosa nagu läheks juba paremaks. Aga jah, ma arvan, et see konkurents on number 1 ja eks see teiste Euroopa akadeemiatega võrreldes siis kuidagi on see läinud niimoodi, et kui ma olen välismaal, siis seal ma olen väga viks ja viisakas, et aga kui ma olen kodukamaral, siis on ikkagi niisugune mugavust on natuke tunda. Kui meil oleks olemas USA selline turnee, kus me käime korra aastas, ma arvan, et see huvi Audentesesse tulla oleks nagu suurem. Küsimus on jällegi see, et ma näen nagu seda niipidi, et me peame kõigepealt mingil tasemele jõudma, et sinna pole nagu liikuda, et ei saa teha 3 sammu alati korraga, et praegu me oleme need välisturniirid kätte saanud, mida me oleme tahtnud, et järgmine suund peaks olemegi sinna, et liikuda USA poole, aga USAsse minna, see on juba esialgu, see on väga-väga kulukas ja täna sellist võimalust meil ei ole, siis me peaks valima, kas on see Euroopa, on see USA, aga kui käid USAs ära, oled positiivselt pildis, siis hakatakse seal ka juba üht-teist kinni maksma. Omal ajal, kui siin mängisid, ütleme Kullamäed, Raieste Trellit mängis Audentes kaasa ka toonases kõrgliigas, kui meil veel Eesti-Läti liigat ei olnud. Kas tänasel päeval on see üldse laual, et tulevikus, ütleme siis tänapäeva mõistes ikkagi üsna kauges tulevikus ilmselt võiks see meeskond mängida näiteks Eesti-Läti liigas. Kas see annaks ka sellele nii-öelda mingit kvaliteedimärki juurde? Eks ta kvaliteeti võib-olla näitaks, aga teisest küljest jälle, kui seda sinna jõuga nagu seda võistkonda välja panna, et kas see on kvaliteet ja teine on see tendents, mis praegu on, et ikkagi poisid liiguvad niisugune 11-12 klass juba edasi, ehk siis see hetk, kui nad peaksidki selle esimese sammu tegema sinna Eesti-Läti või meistriliiga tasemele, siis tegelikult nad on juba läinud ja siis meil jäävad siia niisugused 10. klassi poisid, kelles ei ole täna valmis mängima seda kindlasti, et vaatame, kuidas see tulevik liigub, kindlasti selle peale võib mõelda, aga antud hetkel see ei ole realistlik. Lõppu hinnates veel alaliidu ja spordigümnaasiumi koostööd, siis kuidas seda hindaksid? Kas vaadatakse ühes suunas, kas selles mõttes nagu asjad liiguvad praegu õiget rada pidi? Kindlasti me oleme spordigümnaasiumile nagu päris, ma ei ütle tülikas, aga selline niisugune väljakutseid pakkuv alaliit, et nemad peavad vastutama kõikide teiste aladest ka, aga meie või minu asi on siis ikkagi seda korvpalli pushida, et koostöö on olemas, kindlasti tahaks, et oleks rohkem võimalusi, aga me saame ka väga reaalselt aru, et see ei sõltu ainult Priit Ilverist, Meelis Pastakust, et seal on väga palju rohkem aspekte juures, et miks need asjad kõik ei ole nii hästi, kui need võiks olla, et lõppkokkuvõttes võiks see koostöö välja näha selline, et me teeme nii-öelda USA ülikooli formaati keskkooli võtmes siin Eestis, et see oleks see, kus ma arvan, võiks nagu rahul olla. Partneralaliitudest, kellega me spordigümnaasiumis toimetame, on kõige tihedam koostöö just korvpalliga. Seda kindlasti sellepärast, et mitte, et me tahaks väga palju nendega tööd teha, aga Raido ise on see nii-öelda teemade püstitaja ja algataja.
ja minu andmetel ei ole ükski teine alaliit nii palju Audentese spordigümnaasiumi oma erialasse panustanud, kui seda teeb korvpalliliit. Ehk see on suur tunnustus alaliidule, see on kindlasti tunnustus Raido tööle ja see annab nii-öelda erinevaid võimalusi lisaks igapäevasele toimetamisele, et siin viimastel aastatel koostöös alaliiduga ja Raido eestvedamisel on ju otsitud nendele spordigümnaasiumi poiste korvpalliosakonnale võistlusväljundeid välismaal, käiakse turniiridel 1 või 2 korda aastas. Lisaks juba eelpool mainitud värbamised, et ma näen, et see koostöö korvpalliliiduga läbi nii-öelda Raido vedamise on väga hea. 2019. aasta lõpus alustas Roos tööd korvpalliliidus noortekoondiste juhina. Ei läinud kaua mööda, kui juba mõned kuud hiljem edutati ta ka rahvusmeeskonna mänedžeriks. Endine peasekretär tänaseks siis oli ise seda juhtinud nii-öelda mänedžeri positsioonis ja mingit tuli see jutuks. Oli väike mõttepaus, arutasin kodustega läbi, sest selge oli see, et selle tööga tuleb kaasa ka see, et siin sa oled päris palju ära. Ja siis see otsus tehtud, et ma arvan, lõpuks kui tagasi vaatad, siis jah, et see oli loogiline, aga sellel hetkel see tundus nagu natuke niuke, et ohoh, et juba, et siis ma tegelikult tööle tulin alles 2019 september ja 2020 veebruar, siis oli see positsioon nagu nii-öelda pakutud. Omalt poolt, mis mul tekkis, oli see, et ma sain väga palju tegelikult nagu Jukaga koos mõelda, mida nagu muuta ja kuidas me nagu tahame teha. Et see oli see ütleme, kvalitatiivne tõus kindlasti tugiteenustes, mida me taga ajasime, selle me läbi surusime ja ma arvan, et see ongi see ükskõik, füsiod, arstiabid, kus sa magad, mis sa sööd, kõik niisugused asjad, me muutsime neid väga palju tegelikult, et see oli nagu põhirõhk. Ma arvan, et see vahetuse hetku toimus, enne seda ajas nagu Keijo pigem seda asja, eks ole, kes oli ka kõige muuga nagu väga palju seotud, et toet, kui Raido tuli, siis ma arvan, tema oli nagu see üks konkreetne inimene, kes nagu selle poolega kõige rohkem tegeles ja võib-olla see suhtlus muutus natuke lihtsamaks sellepärast, et tal nagu ei olnud toet võib-olla nii palju tööülesandeid, siis et ta oli rohkem selle koondise peale fokusseeritud, kogu aeg on ta oma asju hästi teinud ja ma arvan, et keegi nagu temaga väga ei virise. Kõige tihedamad perioodid koondise mänedžerina on väljakutseid pakkuvad valiksarja aknad, mille eel tehtud eeltööga saab stressitaset kõvasti leevendada. See on meie üks põhieesmärke, et kogu see planeerimine ja töö oleks ette ära tehtud. Kindlasti on mingid jooksvad asju, millest sa nagu ei pääse, aga üldiselt see on nagu meie nagu niisugune kvaliteet täna julgeks öelda, et me oleme suht hästi alati valmis selleks aknaks, et me teeme võimalikult palju eeldud ära, et lihtne näide sealt võtad veebruari aken saab läbi, saab kohe hakkad suhtlema teise alaliiduga, kellega teil on järgmises aknas mängud, et saaks lennud bronnida, kõik asjad, lõpuks see, kui me jõuame mängijateni, siis see on niisugune viimase hetke asi juba. Aga jah, ütleme, suurem kvaliteet on see, et me valmistame ette pikalt. Mis on need kõige prioriteetsemad eesmärgid, tegevused sinu jaoks just selle akna ajal? Alati on number 1 on technical meeting tegelikult. Iseenesest ülilihtne asi, aga selleks ajaks sul peavad olema kõik dokumendid koos. Alati on väike trall kindlasti kellelgi passiga, on ununenud kuhugi või midagi, et sealt muidu nagu läbi ei lähe. Et ma arvan jah, selle ümber kõik pöörleb, et kui on juba mängupäev, siis nii palju enam midagi muuta ei saa. Aga see aken on selles mõttes jube intensiivne, just tegelikult ütleme vahetult enne, ma arvan, 3, 4, 5 päeva on võib-olla kõige hullemad, kus mängijad on kogu aeg töös koduklubi juures, sa jälgid kõiki neid mänge, kui sa isegi võib-olla ei vaata, siis livescore ikka jälgid, et kuidas meie meestel nagu läheb, et sa pead olema valmis selleks, et tuleb mingi muudatus ja lõpuks kogu see pakett kokku panna, siis see on kindlasti nagu aeganõudev, ta võib olla keeruline, aga ütleme nii, et kui sul need koondised siia kohale jõuavad ja neil ikkagi on korvpallikeeles on vunts on 500 peal, siis see tegelikult on hea tunne nii-öelda, et nad ikkagi tulevad hea meelega siia ja siis see on nagu vaev, mida kindlasti tasub teha ja kuhu on vaja panustada. Tere! Atleet! Tere! 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 Go! Peneluksi liiga. Tatjas maist tuli ka. Jälle võlisevad kõik.
okei. Hea küll. Sinu kohta või? See üks nädal Raido Roodiga. keegi viitsi vaadata, see on nii pikk lihtsalt. ta ütleme nii-öelda kaadriväline tegelane, eks ole, aga noh, ma arvan, et need tema asjad tulevad mingites sellistes ebameeldivates hetkedes, et ma ei tea, keegi saab välismaal vigastada või meil jääb mingi lend ära või mingid need asjad, et noh, seal meie teeme nalja küll tema üle, aga kokkuvõttes me näeme, kuidas ta siis too hetk jookseb higi mull otsa ees mööda lennujaama ja orgunnib, et kõik kotid saaksid kaasa ja kõik saaksid omale hambaharja ja hambapasta, kui on vaja, et noh, need on nagu raske hinnata või raske välja tuua, aga kui need hetked tekivad ja Raidot ei oleks, siis oleks kuri karjas. Kui Raidost rääkima hakata, siis see jutt ei lõpekski. Aga Raido, no minu jaoks on pallimängudes kaks nagu täielikult tippmänedžeri. Jalkakoondis on Mikko Pupart ja korvpallis siis Raido Roos, et nad on, noh, jutt käib küll Raidost, aga need kaks venda on, no, need on nagu ülim mänedžerid. Kui teistes tiimides tavaliselt on mingi kaks-kolm mänedžeri, kes siis üks on peamänedžer, ülejäänud on siuksed, kes teevad selle mingi mustamaa töö ära, siis need vennad teevad kõik üksi. Et Raido siis on see, kes teeb otsast lõpuni kõik koondise asjad mänedžerina. See töö, mida see vend teeb, see on ulme. Ta teeb nii palju tööd, et vahepeal ei saagi aru, mida ta teeb. Ta on üks koondis teise järel tuleb. Okei, fookus on rohkem A-koondisele, aga no ta istub kogu aeg arvuti taga. Kogu aeg lähed, küsid, mida sa teed vaba hetke ka? No ei ole. Vaba hetk ongi siis, kui me kutsume ta sinna kuskil hotellis oleme, kutsume ta trenni, et see on tema jaoks ainuke vaba hetk ülejäänud aja, ta teeb tööd. Ma arvan, kui kuhugi laborisse viia ta ja siis ta lahti lõigata, et siis arstid saaksid päris palju materjaliselt, et kuidas mingi inimene funktsioneerib. Eesti meeste korvpallikoondis on hetkel koduse spordi kuumim toode. Töö selle nimel käib igapäevaselt, et seda produkti järjest paremaks muuta. Alati võiks rohkem laagerdada suvisel perioodil, aga seal on jälle see teine külg, et kas meil mängijad on alati olemas selleks, et seda teha, et pole enam seda, et oled 9 kuud laagris ja siis 3 kuud mängid, et aga noh, kokkuvõttes paar head turniiri tegelikult oleks see, mis suvel tuleks nagu juurde saada, mis on nagu kõrgema tasemelisemad ja see teeks meil juba päris suure muutuse. Et võib-olla see on, mis meid eristab kõige rohkem. Ja kui rahast rääkida üldse, siis alati oleks tore ka mängijatele mingisugust tasu lubada, aga täna meil seda ei ole ja oleme panustanud siis sinna tugiteenusesse. Kui sa juba raha juurde tulid, siis no kui konkurentsivõimelised me võib-olla teiste koondistega võrreldes Euroopas oleme, et kas me üldse oleme konkurentsivõimelised just sellega võrdluses, et sa mainisid, et Eesti rahvuskoondises ükski mängija nii-öelda kas või väiksemat sorti teenistust ei saa? See on riigiti hästi erinev. On riike, kes maksab siin 500 eurot päevas nii-öelda mängijale, aga lõpuks ma usun, et oleme sellises niisuguses ilusas keskmises seisus, et ei ole liiga palju vaja kurta, aga kokkuvõttes ma ei usu, et siin lähiajal ka meil midagi nii drastiliselt muutub, et peaks halvemaks minema, pigem läheb paremaks. No nii, tehtud. Korras? Sul on okei? See on korras. Aga tervis. Seda ei muuda. Mis sul see viimane mingi SOS oli ka meil siin? Ei olnud SOS Eerik, ma ei saa aru, kuidas Eerik tegi SOS-iks selle asjana. See on lõpp, 4 kõnel. Tegelikult on see, et me hoolime. Ma saan aru. Lõpuks keegi helistab mulle. Nüüd tuli hoopis tuli tagantjärgi mõelida. Sinu ametiaja jooksul on olnud 2 peatreenerit, Jukka Toiala ja nüüd siis Eiko Rannula. Eiko on küll vähe ametis olnud, aga kas sa oskad juba nii-öelda oma tööülesannetest lähtuvalt mingid konkreetsed erinevused nende 2 mehel välja tuua? Heiko on konkreetsem kindlasti, et Jukka oli kohati poliitiline, aga samas
arendas ka ennast, et puhta eestlaslikult tahaks alati öelda kõik asjad välja, mis mõtled, aga see alati ei too head lõpptulemust, et seda oli kindlasti Jukalt nagu õppida, aga ma arvan jah, et Heikoga on vestlused on konkreetsemad, lühemad. Võib-olla on ka see, et ma Heikot tean ka nagu varasemast ajast nii-öelda, et nii mängijana, kui me oleme ka treeneritööd koos teinud, et sealt võib-olla on tulnud selline lihtsam touch, et üksteisega suhelda. Jukka lahkumine Jaapanist, räägime sellest ka põgusalt. No eeldatavalt, ma usun, et ka sinul lõi see ikkagi mingil määral jalad alt ära, eks see lõi kõigil jalt ära, et mingis mõttes sind mõjutas see isegi võib-olla öelda, et enim. No, see oli päris pingeline periood üldse tegelikult, sest see oli laual märtsi lõpust. Tekkis nagu reaalselt laual, et siin on need variandid, et on minemas. Jukaga pidasime väga niisuguse ausa intensiivse vestluse, kus minu isiklik arvamus oli, et täna ei ole nagu see õige hetk koondise nagu vaatevinklist. Ega mingid pingeid seal jäänud, et ma arvan, et suht aus on öelda välja, kuidas need asjad nagu kummalegi poole tundusid. Ja teisalt oli see, et kui see Heiko asi hakkas nagu selguma, siis ma arvan, et tegelikult see asi lahenes nagu üsna loogiliselt ja nagu sujuvalt. Kuidas sa tagasi vaatad, oli sul keeruline Heikot ära rääkida? Või pigem ka temal see kuidagi loogiliselt jooksis kokku? Noh, tal oli selge suund välja minna, et aga ajas need perspektiivid nagu muutusid ja siis taustal me kogu aeg nagu olime suhtluses ja lõpuks ma arvan, et ei saa öelda, et see oli mingi hullult keeruline protsess, aga samas oli kogu aeg nagu see oht olemas, et kui tal need pakkumised tulevad ja ta on reaalselt kuhugi minemas, et siis ei ole võimalik tal seda koondise treeneri tööd nagu teha, et siis me oleks olnud täitsa uues olukorras, et jah, lõppkokkuvõttes see lahenes loogiliselt. Sa oled tänaseks selles ametis olnud ligi 5 aastat, kui ma ei eksi. Kuidas sa ise tunned, mis selle aja jooksul on ära tehtud? No üsna lühike periood, aga mis moodsas keeles näppude vahel on jäänud? Oma töö seisukohalt, et kui me räägime meestekoondise seisust, siis tegelikkuses ongi see kvalitatiivne tõus nendes organisatoorses pooles, mida me nagu teinud oleme, mida me muutnud oleme, et mängijad tahavad siia tulla, et nad teavad nüüd olemas, et me igal juhul, ükskõik mis olukord on seal välisklubis, et me oleme valmis aitama ja nagu panustama, et ma arvan, see ongi see, mida oli vaja muuta, sest et need põlvkonnad on ka muutunud, põlvkondade vahetus on toimunud, et mängijate mõttemaailm, nägemused on läinud edasi, osade jaoks on see uus olukord, aga me oleme, ma arvan, sellega nagu hakkama saanud ja ma arvan, see ongi kõige rohkem, millega nagu rahul olla, et ma arvan, siin pole mõtet rääkida, et me käisime EM-il ja kõik tublid ja toredad, et meil on kindlasti suuremad eesmärgid, aga just see, et kui me räägime sellest 4-aastasest perioodist tegelikult, siis nende tugiteenuste tõus ja mängijatega suhtlus on see, mis on viidud nagu Eesti Korvpalliliidu mõistes nagu täiesti uuele tasandile. Mängumees, treener või korvpalliametnik? Anna tänasele peategelasele amet ette ja ta teeb selle 100% ära. Jääb vaid loota, et taolise töövõimega inimesi saaks meie korvpalliskeenel aina rohkem.